Tere tulemast, kallid veevalajad! Siin on teie 2020. aasta ülevaade. No nii, kallid veevalajad, teile on siin kohe suur üleskutse hakata vaatama pisut kaugemale kui oma kodu ukse ette. Ehk siis teie jaoks toimub eeloleval aastal suur muudatus. Teie nii-öelda maailm muutub ühel või teisel määral, millega seosneb ka vabanemine siis võib-olla paigalseisust või sellisest kiusatusest olla paigal. Kindlasti saate te sel aastal palju kogeda sellist toetust lähedaste ja teie jaoks oluliste inimeste poolt, mis on selline teie muutuste ja arengu nii-öelda etappidel üsna oluline. Ja kui te seda toetust ei saa, siis te tõenäoliselt tunnete ennast üksinda, just nagu uppuja, kelle päästmine on tema enda asi, siis peate aru saama, et need tundmised ja mõtted on küll puhtalt enesehaletsuse ja ohvritunde põhjustatud. Keegi ei hoia teid kinni, keegi ei ole teid ohvriks teinud, te olete seda just nagu ise võimaldanud kas siis teistel teha või siis oma suutmatuse või muutmisvõimetuse tõttu olete sattunud siis olukorda. Ja muutmisvõime on absoluutselt alati teie enda käes. Üleskutse on teil kindlasti topelt üleskutse seista enda eest, oma nii-öelda uskumuste ja oma tahtmiste eest mitte ennast alla heita ja lihtsalt loobuda ja minema kõndida. Alati on kõige lihtsam minema kõndida, aga proovige lahendada ja proovige neid asju teisiti teha kui seni ja vaadake, kuidas teisiti tegemine loob hoopis teistsuguseid tulemusi. Peate oma turvatsoonist üsnagi välja astuma sel aastal, selleks, et neid muutusi siis saavutada. On näha, et aasta alustate te just nagu endasse tõmbununa, teete plaane ja nii-öelda vaatate otsa siis enda hirmudele või näete seda muutmisvajadust, aga ei julge seda muutust just nagu ette võtta ja jõuame jälle tagasi selle nii-öelda iseenda haletsemise juurde. Siis aasta lõpul on näha, et te olete ennast vabaks suutnud võidelda sellest, küll aga on teile üleskutse suhtlema peab, rääkima peab, aga valige kellele ja kui palju. Ehk siis kõike ei pea kõigile ütlema. Need asjad, mida meilt võib-olla küsitakse või meilt nii-öelda info, mis meilt kätte saadakse, võidakse kasutada meie vastu, seda te olete juba kogenud. See tähendab seda, et ma ei kutsu teid üles mitte valetama, aga mitte rääkima kõigile kõigest. See nüüd ei kehti plaanide kohta, vaid üleüldse just uudishimulikud, võib-olla mitte just kõige puhtamate mõtetega uudishimulikud küsimused ei pea saama põhjendatud
selgitust või vastust, te ei pea selgitama oma eesmärkide ja oma nii-öelda valikute mõtet või miks teil seda vaja oli. Sest kui inimene hoolib teie käekäigust, teie heaolust, siis ta kohe kindlasti ei sunni teid seletama, miks te valisite teha nii või teisiti või öelda nii või teisiti. Kui te peate kellelegi aru andma, siis tuletage endale meelde, et aruandmise kohustus on teil ainult iseendale. Teiste puhul on see valikuline. Just selline ülekuulamise aruandmisest räägin. Aasta teisel poolel on teil oodata uudiseid siis nii-öelda mingi uue projekti või tööalase edasiliikumise kohta. Võimalik, et kui te olete näiteks loov inimene, siis saate mingi tellimuse, ehk siis tuleb võimalus teil ennast nii-öelda väljendada või oma suuremat potentsiaali siis näidata või kasutada aasta teisel poolel. Ja endiselt on siin siis üleskutse seista enda tingimuste ja oma nii-öelda õiguste eest nendes olukordades, mis tähendab seda, et julgete küsida suuremat hinda oma töö ja oma vaeva eest ja nii, et kõik osapooled on rahul. Selleks peavad olema läbirääkimised, mitte nõudmised ja selline olukord, kus pärast üks pool siis kannatab või on just nagu rohkem andnud. Sellel aastal teie maailm muutub ka nii-öelda seesmiste arusaamade osas, kus te mõistate, et on võimalik ka teistmoodi. Võimalik, et otsustate edasi liikuda hoopis teisel suunal, teisel ametialal, teises riigis, teha mingisuguse üsna olulise ja suure muutuse enda jaoks ja seda te siis ka nüüd aasta alguses tõenäoliselt ka planeerite. Planeerige siis suuremalt ja julgemalt, kui nii-öelda võib-olla esialgne plaan oli ja ärge pange enda jaoks neid plaane ja vastuseid ja tulemusi lukku, sellepärast et asjad muutuvad tegevuse käigus selliselt, et teil peab olema võimalus ka ise muutuda koos selle tegevusega. See, kuhu te jõuate, võib olla hoopis midagi muud sellest, kuhu te plaanisite jõuda. Igal juhul lõpetate te selle aasta, kui te lasete neil muutustel toimuda ja ise nende muutustega kaasas käite oluliselt paremas kohas, kui te olite novembris. Ja detsembris hakkas teie jaoks juba tekkima mingisugune valgus tunneli lõpus, kus nii-öelda arusaamad hakkasid tekkima ja selles energias ka järgmine aasta teie jaoks algab. Seiske enda eest ja mõelge oma tulevikule ja ärge ennast unustage, kui te planeerite ka koos oma pere või lähedastega edasiliikumist või nii-öelda teie roll selles on samaväärne kõikide teiste osapooltega. Ja seal peate tegi seisma oma nii-öelda positsiooni eest selles kärjes. See on koostöö, mitte individualism. Aitäh ja olge hoitud!